Tagasi vaatad, siis sa näed, et kui palju selliseid keerulisi olukordi sa oled pidanud lahendama ja see kõik tuleb kasuks, et kui sa tuled tsiviilellu, siis ei ole enam vahet, et kui suur see allüksus on, mida sa juhid või kui suur see organisatsioon on, mida sa juhid. Et sõjaline ja tsiviiljuhtimine on oma olemuselt hästi sarnane ja tegelikult tsiviiljuhtimine ongi alguse saanud sõjalisest juhtimisest. Mingid teatud eetikanormid tulevad sinuga alati kaasa. Kindlasti muudab see kool natuke väärtushinnanguid. Just selle kogemuse pealt, mida sa sealt saad. Kindlasti muudab see kool sinu arusaama probleemidest ja probleemi lahendustest näiteks. Õpetab vaatama probleemide taha. Õpetab probleeme sõnastama. Minnes kooli või tulles sealt välja, kindlasti on erinevus. Erinevus on kas või selles, kuidas sa käid, oled, räägid. Erinevus on selles, mida sa teed või tegemata jätad. Heaks juhiks olemine on, ma arvan, selline pikem protsess. Ja kool läbi oma praktiliste kogemuste ja meeskonnatöö andis selle võimaluse, et olla edaspidi edukas juht. Karjäärimudelisse on sisse programmeeritud rotatsioon, mis tähendab seda, et sa liigud kindlasti mööda Eestit ringi erinevate väeosade vahel ja kindlasti sa liigud ka maailmas ringi erinevate erialakoolide ja kursuste vahel ja loomulikult ka kreisipiirkondade vahel. Huvide poole pealt koolis kaasa on tulnud väike ajaloohuvi, jällegi spetsiifiline, ma olen sõjaväelane, siis sõjaajalugu. Mängin kitarri. Ma ise sain käia Rootsis, Lätis, naaberriigis Lätis, loomulikult see ei ole mingi kauge reis, aga ka peale sõjakooli on mul õnnestunud käia erinevatel kursustel välisriikides ja ka 2 missioonil. Uskuge mind, paljudesse sellistesse kohtadesse ükski inimene, tavaline inimene, naljalt ei satu. Eestlastel tegelikult igal pool on väga lihtne hakkama saada, et me oleme nii korrektsed oma käitumises ja meil on hästi lihtne ka kohaneda, ja need riigid sisuliselt ei ole vahet, et mis riigis, et armee on armee ja seal need põhimõtted on kõik ühes. Sellelt kursuselt tegelikult sai sellised kamraadid kogu eluks ja olemata sellest, et ma täna olen tsiviilis, siis see suhtlus on nagu tihe ja aeg-ajalt me ikkagi kohtume. Need oskused, mis on saadud kaasa mulle kaitseväest ja sõjakoolist, aidanud ka erasektoris olla edukas.